Tere tulemast vaatama videoloengut pealkirjaga Mis juhtuks, kui Eesti Euroopa Liidust lahkub? 2016. aasta juunis otsustas Suurbritannia, et nemad tahavad Euroopa Liidust lahkuda. See on Euroopa Liidus võrdlemisi esmakordne ja enneolematu juhtum. Kuidas see kõik lõpeb, edasi läheb ja mis sellest Euroopale ja näiteks ka Eestile juhtub, see alles on kõik selgumisel. Aga arutame seda teemat täna koosseisus Andres Tarand, Euroopa Parlamendi liige aastatel 2004–2009. Tervist. Tervist. Viljar Veebel, Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija. Tervist. Tervist. Ja Mati Maasikas, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures. Tervist. No, Andres Tarand, kui üks liikmesriik tahab Euroopa Liidust lahkuda, mida see siis tähendab? Oletame, et Eesti nüüd võtab siukse mõtte pähe, et läheb ka Euroopa Liidust ära. Mis siis juhtub? No halvasti. Aga miks see halvasti on? Inglismaa küll näitab nüüd loob mingisuguse pretsedendi, aga ma ei usu hästi, et see kuigi positiivne on, mis ta teeb. Sest ma olen Euroopa Liidu usku ja juba noorena, tudengina. Siis, kui britid esimest korda soovisid minna ja De Gaulle ütles no. Ja siis me olime väga kurvad ja sellest ajast on üsna palju Euroopa Liit ju arenenud ja ma ei usu, et keegi, kes on kuusiku või kuuiku järel liitunud, sealhulgas Inglismaa oleks nüüd pügada saanud, vaid pigem ikka vastupidi. See, et on juurdemaksjad või kellest siis võetakse, on tõepoolest rikkuse järgi rihitud, aga nagu Inglismaal esimene börside reaktsioon, see ei olnud sugugi julgustav, küll need on närvilised institutsioonid ja reageerivad üle tihti. Aga praegu on näiteks toodud ka panganduse tsentrum, mis London suurelt jaolt oli rahvusvaheline, et see ei pruugi jääda ja nii edasi, et neid ootame ära. Nii et märke sellest, et Suurbritannia tegelikult midagi võidaks sellest, väga nagu ei olegi. No väikeriigil on veel, Eestil on loomulikult küsimus see, et mida näiteks Maltal eriti ei ole, nad ei pea Itaaliat kartma, et see neid tuleb anastama või okupeerima. Eestil on ajalugu selline, et tal on põhjust enamike naabreid nagu kahelda, nüüd on neist üks jäänud alles, kelle käitumine on mõnevõrra ähvardav. Ja see klubi liikmelisus annab ikkagi teatud määral kaitset, aga muidugi on see kaitse kaudne, see ei ole sama, mis kahurid või tankid. Mati Maasikas, teie reisite tihti ka teistes liikmesriikides, räägite poliitikute, ametnikega. No pärast seda Brexiti siis referendumit on räägitud, et juba teised riigid ka mõtlevad sellisele asjale. Kas see vastab tõele või on need kurjad kuulujutud? Tohib me jätkam korra seda, mida Andres Tarand ütles. Tõepoolest, Eesti on Euroopa Liidus ka suuresti julgeoleku pärast. Ja küsimus, et mis siis oleks, kui Eesti ei oleks Euroopa Liidu liige? Ma mäletan, istusime koos välisminister Paetiga 2014, siis kui Venemaa oli Ukrainale kallale tunginud. Istusime siis välisministrite nõukogus, kus Euroopa Liidu välisministrid arutasid seda asja ja ka see arutelu meile väga ei meeldinud, see oli ikka selline pehmekene alguses ja niimoodi ja siis rääkisime omavahel, et aga kui me ei oleks siin ja meiega midagi sellist juhtuks nagu Ukrainaga, et kas nad siis üldse, kes siis üldse arutaks seda, mis meiega sai? Suurbritannia rahvahääletus kahtlemata murdis ühe tabu. Ta murdis selle tabu, et Euroopa Liidu liikmesriigi lahkumine ei ole enam täiesti võimatu asi. Enne 23. juunit 2016 seda peeti ikkagi. See oli täiesti võimatu, mitte keegi ei ole kunagi lahkunud. See ei tähenda seda, et nüüd teistes liikmesriikides tehtaks ettevalmistusi. Jah, me teame, paar äärmuspoliitikut paaris riigis ütlesid kohe esimese reaktsioonina. Geert Wilders Hollandis, Marine Le Pen Prantsusmaal ütlesid kohe, et kui me võidame järgmisel aastal valimised, me teeme ka oma referendumi. Samas toetus Euroopa Liidule nõksatas üles kõigis teistes liikmesriikides selle Brexiti šoki järel. Nii et seda väga kartma ei pea, aga selle võimalusega tuleb praegu paraku Euroopa Liidus juba arvestada. Viljar Veebel, kuidas nüüd, kui ennustada, et mida see Suurbritannia lahkumine siis näiteks majandusele tähendaks,
Suurbritannia üks suuremaid maksjaid Euroopa Liidus, otsapidi võiks aga kuidagi kas Eestit mõjutada või kuidas seda ennustada, mida see tähendab? No need ennustusi või siis selliseid mõjuanalüüsi ettepoole vaatavad on tehtud, eks need muidugi sõltuvad paljudest teguritest ka seda, et kas tuleb uus majandussurutis näiteks paari aasta jooksul, et need stsenaariumid sõltuvad globaalsest majandustsüklist ja see tulemus, mis tuleb, võib siis sõltuda täpselt, et kuidas see ajastus juhtub olema, ütleme niimoodi. Teine, millest see sõltub, on see, et kui me ütleme, et see lahkumine on probleem, siis ta võib olla ka teatud mõttes väljakutse. Ütleme nii, et Monaco ei ole Euroopa Liidus ja on leidnud viisi, et Inglismaa on natuke liiga suur, et monakolikult üks nišitoodet pakkuda, aga nende enda nägemus on olnud, et ehk nad siis, või nende nägemus, kes tahtsid minna, eriti äriringkondades, et ehk nad leiavad sealt India, Hiina suunalt siis seda majanduskasvu asemele. Aga ütleme niimoodi, et ministeeriumite prognoosid on olnud negatiivsemad, ka brittide enda poolsed prognoosid ja turud praegu siiski, kui see naela kukkumine kõrvale jätta, ütleme, et eriti viimase nüüd majanduskasv ikkagi praegu säilis Inglismaal, nad muidugi ei ole veel ka kuhugi lahkumas. Et turud on olnud kahe vahele, ei saa öelda, et ärisektor oleks läbini otsustanud, mis Briti majandus saab. Ja siit tulleski jätkates sealt, kus Andres ja Mati olid, et tegelikult see lahkumise poolt meile just huvitav on see, et mis siis tegelikult saab, kuidas see käib. See, milline tulemus tuleb, sõltub väga palju sellest, kuidas see protsess välja näeb. Kas ta üldse liikuma läheb, millal ta läheb liikuma, kas ta läheb liikuma selle plaani järgi, et britte tuleb ka natuke karistada selle eest, et nad tahtsid ära minna. Sealjuures on kõige naeruväärsem see, et karistatakse ju neid, kes olid Euroopa meelsed ja see 49%, kes tahtis jääda. Et ma tooks selle lisaks, et mitte kogu Inglismaa ei tahtnud ära minna, vaid ainult pool, pluss 1%. Et ma arvan, et paljuski sõltub nüüd selles, et me ise saame ka sellest aru ja üle, et see oli pool Inglismaalt, kes tahtis ära minna, teist poolt ei ole mõtet karistada ja ise ennast ka ei ole mõtet karistada nendega suhetes. Ehk siis ei ole mõtet vastanduda rohkem, kui see on formaalselt vajalik. Aga tulles nüüd nende muude kulude juurde, siis ma arvan, et tänaseks on üsna vähe inimesi, kes on aru saanud, kui palju õigusakte tuleb muuta, milline õiguslik vaakum tekib, kui kaua see kestab. Ja siin võibki öelda, et see on lihtsalt, praegu me tahame saada paika kõigepealt üldse seda, millal see protsess nüüd käima lükatakse, kas nad üldse parlamendis selle hääletuse teevad, millal nad siis selle artikli käivitavad, kuidas nad ise ette kujutavad. Eile kohtusin paari Saksa riigiametikuga, kes olid täis ikkagi usku, et britid peaksid ka midagi maksma lahkumise eest. Et see on nüüd veel omaette küsimus, et kui nüüd hakatakse rääkima, et nad peavad mingisugused, mitte lihtsalt miljardid, vaid 10, kui mitte 100 miljardid lauale laduma, et mis see meie suhetega tähendab ja siis tuleb tagasi selle, millest Mati alustas, et kas seda sama julgeoleku paradigmat meie jaoks on mõtet selle pärast rikkuda, et me majandusintegratsiooni osas nendega nüüd eri teed läheme, et Eestisse tuleb ikkagi Briti kontingent meie julgeolekut tagama nüüd kevadel, nii et meie veel mängime selles mõttes seda veel keerukamat mängu, et kuigi me tahaksime integratsiooni asja ajada ja britid seda ei aja praegu, siis julgeoleku mõttes me peame nendega ajama nii palju koostööd, kui üldse võimalik on. Jah, täpsustada. Et see õigusliku vaakum, see on üks väga suur küsimus. Nii palju, kui on nüüd Londoni valitsuse plaanidest teada praegu, siis õiguslikku vaakumit püütakse lahendada või ära hoida sellega, et öeldakse, et võtame kõik Euroopa Liidu seaduse, mis praegu kehtib, võtame üle või jätame kehtima ühes õigusaktis ja siis hakkame ükshaaval siis neid seadusi, seda Euroopa Liidu õigust, mis meile ei meeldi, hakkame siis sealt ära kustutama. See tähendab seda, et vähemalt alguses pärast formaalset lahkumist tegelikult Euroopa õigus jääb kehtima. Tegelikult nad peavad järgima ikkagi neid Euroopa Liidu reegleid ja loomulikult küsimus rahas, mitte ükski Euroopa Liidu väline riik, kes osaleb Euroopa Liidu siseturul nagu Norra või Šveits. Mitte ükski, kõik nad peavad maksma selle eest. Euroopa Liidu siseturg 500 või ilma brittideta 450 miljonit jõukat tarbijat, et nendega kaubelda, et sellel turul tegutseda, sellest tuleb maksta, nii et ilma maksmiseta ja ilma Euroopa Liidu seaduse järgimata ka britid ka tulevikus hakkama ei saa.
Andres Tarand, siin on üks väike vigur veel, mis nüüd rahadesse puutub, see on ilmselt nii nagu kui palju nad nõus on maksma, on ise küsimus. Aga nagu see Suurbritannia võib ka vägagi laguneda, sest šotlased on referendumeid teinud ja 2 korda vähemalt ja arvanud, et jääme kokku ja praegu nad on hirmus kurvad ja ütlevad, et teeme referendumi uuesti, siis on 4-5 miljonit, ma ei mäleta palju nüüd täpselt on, aga läinud juba, siis on Põhja-Iirimaa, no see on väiksem tükk, aga üks igavene pomm siin 20. sajandi, mis hirmus kurb ja lõpuks sai õnneliku lõpu. Ikkagi inglaste poliitiline tarkus lõpuks võitis. Siis jääb Iirimaa nende varju, ei ole rahul sellega. See vari on muidugi lennukiga likvideeritav, aga mingi moraalne vahekeha on siis nagu see brittide värk. Ja lõpuks nüüd on ka välja tulnud, et Gibraltar ei ole, ta on äge kööme, aga hirmus punnimine on käinud ja Inglismaa on kogu aeg Hispaaniat kas terroriseerinud just, aga igal juhul nemad jonnakalt loobunud Hispaania soovist ühendada Gibraltar. Ja see on juba üsna mitu tükki, mis brittidel küljest ära läheb. Mis nendes Küprose küljes olevates Briti baasides? Seda küll, aga see käib võib-olla NATO kaudu edasi, ma ei tea. Ja siis Gibraltar on hea näide. Kui Gibraltari jääb Ühendkuningriigi osaks ja Ühendkuningriik astub välja, kui Gibraltari ja Hispaania vahel peaks püstitatama nagu päris välispiir, Euroopa Liidu välispiir, siis see muudab nende senise elukorralduse täiesti võimatuks. Kõik need inimesed, kes käivad igapäevselt piirist üle tööl. Kui jutt on Iirimaast, siis need lepped 90. lõpust, mis lõpetasid Iiri need troubles, Põhja-Iiri konflikti, sellesse lepetesse on mitmes kohas sisse kirjutatud, et Ühendkuningriigi ja Iiri Vabariigi ühine liikmesus Euroopa Liidust sementeerib seda, on selle garandiks väga palju piiriüleseid projekte, mida tehakse koos kuna piiri praktiliselt ei ole. Eks ole, hoiab seda koos ja hoiab rahu Iiri saarel. See on ka küsimärgi all, kui Suurbritannia tõesti päriselt lahkub. Tuleme korraks tagasi võib-olla selle üldse algpõhjuste juurde. Siin on korduvalt mainitud, et selle Brexitini viis populism, viis äärmuslikud sellised poliitilised valed, et kuidas see kõik nüüd siis tundub teile? Kas Andres Tarand, olete nõus sellega või kuidas te näete, kas see oli orgaaniline, kuidas see juhtus või pigem oli seal nagu palju valesid? Mulle tundub, et ikkagi see on selline poliitikute, poliittehnoloogiate ajastu aps. Keegi kameruuniline härra üritas ennast välja vedada ja lootes, et nii rahvas ütleb, et jääme edasi, aga läks jälle teisiti. See on praegu ütleme siis väga segasel ajal üldse iseloomulik, et ei osata eriti ette näha, mida rahvas tegelikult otsustab. Ja mis puutub nüüd brittide eripärasse, siis on selge, et ka meil on Eestis paar näidet, meie suuremad saared, kus saare elanikud usuvad, et nemad on mandril alati head tegijad ja tihti ongi, nad ei eksi, aga kui inimene kolib täiskasvanuna Saaremaale või Hiiumaale, siis teda ei aktsepteerita paarkümmend aastat vähemalt. No mõni läheb varem ka läbi. Et inglastel tundub olevat sama lugu, et nad on mööda maailma müdistanud igal pool ja arvavad, et nad on igale poole ka teretulnud. Aga nende saarele, seal on nagu hoopis teine lugu. Ja see on muidugi segane psühholoogia küsimus ja võib-olla ka ma eksin mingil määral. Aga mulle on niimoodi tundunud eluaeg. Viljar Reebel, kas on üldse võimalik, et võib-olla Brexitit ei sünnigi, ei saagi üldse juhtuma?
siin nüüd seoses selle Briti kohtu otsusega, et parlament peab ikkagi hääletama, on siis olnud nagu sellised, turud on ka reageerinud justkui positiivselt, et äkki jääb ära, aga siin on, ja ütleme, tuues kõrvalt ka Donald Trumpi valimiste puhul on öeldud, et vaadake, valijamehed ei ole ju veel hääletanud, et ainult on teada, mitu valijameest on. Aga siin on see suur häda on see, et demokraatia püsimise põhialus on see, et ükskõik milline see tulemus tuleb, me neelame selle alla, sellepärast et me ei saa öelda, et me aktsepteerime ainult häid valikuid ja halbu kunagi ei aktsepteeri. See õõnestab demokraatia enda alust. Ja praegu on selles mõttes juhtunud tõesti õnnetu kahvel selles lauas, et meil on valida kahe variandi vahel, et me võiksime leida mingisuguse venitamise ümber nurga lahenduse, aga see kõik käiks demokraatia pikaajalise legitiimsuse arvelt. Ja me peame nüüd nendes muudes otsustes samamoodi, ütleme niimoodi, kui me küsime, et miks, tulles tagasi alguses, et miks üldse britid sellele teele asusid või läksid, oligi see teatud valijagruppide debatist välja jäämine või nad enam ei saanud aru, kuidas nemad siis osalevad selles üle-euroopalises valitsemises, kas see on ikka see, kuidas nad seda ette kujutasid ja samal ajal võib öelda, et poliitiline eliit kas ei tajunud seda hetke ära, et nüüd tuleb sõita maapiirkonda inimestega rääkida, nagu inimene inimesega. Ja kui see oli läinud liikvele, siis tuues nagu sama Eesti näited võib küsida, et mida me siis valesti tegime. Aga valesti tegemine võiski olla see, et sa ei saanud aru, et oleks pidanud tegema midagi. Oleks pidanud minema, ütleme nii, et Juncker oleks pidanud minema Briti inimestega rääkima. Ja see oleks võib-olla, kui seda piltlikult öeldes, et see omavaheline rohkem rääkimine, et kui tulles tagasi, et mis sellest Brexitis positiivset on, ma loodan, et see positiivne sealt võetakse, ongi nüüd see koht, et me saime aru, et sellest, et me vigu ei tee piisa, tuleb ka teha midagi. Nendesse piirkondadesse, kus on mured. Ja neid piirkondi on veel, kus mured on. Ehk siis, me ütleme, et kogu selle Brexiti summas ma loodan, et see õppimine sellest asjast saab olema suurema plussväärtusega kui see brittide lahkumine, aga siin ma peaks küll ütlema, et mulle tundub, et nad vähemalt formaalselt korra peavad lahkuma, aga mina oleksin siin teist meelt kui sakslased, mina ütleksin, et kui britid 10 aasta pärast tahavad ümber mõelda, siis meie võiksime neile soojalt käe ulatada. Et tulgu tagasi. Et võib-olla nad vajasid seda kogemust, kuidas õues on ja kui nad korra õues ära käivad, siis nendest saavad palju paremad eurooplased. Täpselt. Kaks asja. Üks on otsedemokraatia. Otsedemokraatia selline, niisugune kasutamine on lihtsalt vastutustundetu. Riigid, kus on pika otsedemokraatia traditsioon nagu Šveitsis, kus on tihti rahvahääletused, need nõuded, mida peab esitama, mida mõlemad pooled peavad esitama, mis tõestusmaterjal peab olema. See on kardinaalselt erinev lihtsalt sellest, et sa paned välja küsimuse, paned küsimuse sisse või välja. Mida see tähendab? See on 100 leheküljed, mis peab siin juures olema ja kõigile kodanikele koju toimetada. Aga kui ühe lausega vastata, et mis ikkagi selle rahvahääletuse sellisele tulemusele viis, see on ikkagi kui selle riigi, Ühendkuningriigi peaaegu kogu poliitiline klass on veerand sajandit Euroopa Liidu suhtes olnud kas otseselt vaenulik või siis tundnud kogu aeg piinlikkust, öelnud, et kannatame ära, see ei ole vast nii hull see asi, mis Brüsselist tuleb. Ja ei olnud tegelikult kedagi, kes oleks rääkinud, Euroopa Liit on hea asi, me teame, õudselt meeldib, see on tore, et me sinna kuulume. Ja seda sa ei tee selle referendumi perioodi 6 nädalaga. See sama poliitiline klass, kes seni oli öelnud, et kuulge, teate, ärme kuidagi kannatame ära ja kõigi oma vigadega ikkagi Euroopa Liit on põhimõtteliselt pigem positiivne. Nad ei saanud minna välja nende samade inimesteni, keda siin Viljar kirjeldas, nad ei saanud minna lihtsalt usutavalt ütlema, et tegelikult on jube kihvt asi. Õuds, peame jääma, see on meile kõigile kasumlik. See lihtsalt ei olnud võimalik. Viimase teemana, Euroopa Liidu aluslepingud on juba tegelikult niimoodi seatud, et ega see väljaastumine sealt teab, mis lihtne ei olegi. Pigem on ta juba nii keeruliseks tehtud, et ega see ahvatlev kindlasti ei ole. Et arvestades, et Euroopa Liit on vabatahtlik ühendus, miks see niimoodi on tehtud? Selle peale ju ei tuldud lihtsalt ilmselt, kui seda Euroopa Liitu kokku sättima hakati, õhk oli hoopis teine, sõjajärgne ja suurte pingutustega Euroopa võitis iseenda traditsioonid kogu aeg sõdida omavahel. Ja see saavutus on see, mis tihti praegusel ajal ära unustatakse ja inglastel on selles asjas olnud väga oluline roll. Viimastel sajanditel vähemalt neil ei ole niisuguseid hoogusid peale tulnud, et nagu Ameerikas, et
meie siin teeme omi asju, mis neil niisugune isolatsionism on tihti esinenud. Britid on olnud vahvad sõdima ja nüüd siis ühinesid natuke hiljem sellise rahu saavutanud klubiga. Ja sellest, mis meil on õppida muidugi Eestis, et kogu see tehnika, kuidas nad nüüd sellises minu meelest hätta sattusid oma rahvaküsitlusega, tuleb õppida see trikk ära riigiisadel ja emadel, et igat asja ei küsita rahva käest. Mitte sellepärast, et neid trünnida, aga sellepärast, et inimesed saavad tihti asjadest teisiti aru, valitsus küsib, valitsus on mul siin parasjagu maksu tõstnud, no nüüd ma näitan talle. Hoopis teised põhjused tulevad esile ja ma ei oska öelda, kui palju nüüd brittidel niisugesi kaalutlusi oli, aga igal juhul Cameroni viga oli põhjuselt see, et ta seda üldse hakkas tegema. Et see on meile nüüd selge. Teeme täitsa viimase ringi, lasen teil kõigil öelda võib-olla kõige olulisema mõtte, mida te tahaksite, et sellest vestlusest jääks kõlama seoses siis ühe riigi lahkumisega, võimaliku lahkumisega Euroopa Liidust ja võite siis tuua ka võib-olla Eesti näitele, kas see oleks üldse mõttekas. Alustame teist, Mati. Vabandust, mis see küsimus? Et mis see võib-olla kõige olulisem mõte, mis võiks nüüd sellest vestlusest kõlama jääda, et ühe riigi lahkumine Euroopa Liidust? Kui sa oled midagi teinud, midagi nii suurt, nagu on Euroopa Liitu astumine ja osa oma suveräänsusest, eks ole, ühendamine teiste riikide suveräänsusega, siis ole valmis kogu aeg selgitama, miks see oli hea otsus. Ole valmis töötama selle nimel, et Euroopat paremaks teha. Ja siis on sul seda lihtsam selgitada ka oma kodanikele, miks me seal sees oleme, ehk siis poliitilise eliidi vastutus, mida on Eestis muide erinevad valitsused ka päris hästi kandnud. Meil on eks ole, karm rahandusminister Ligi läinud Riigikogus pulti ja öelnud, et me peame Kreekat aitama, sest meil võib ka olla abi vaja. Eestis on seda tegelikult poliitiline eliit seda rolli tegelikult täitnud päris hästi, aga meil on ka palju rohkem mängus. Jah, Viljar Reibel. Ma tooks välja see, et meie võiksime nüüd õppida sellest, et see potikaan võib, nii nagu ta Ameerika ja Inglismaa näitel, potikaan võib ootamatult pealt ära lüüa, kui seda auru õigest potinurgast välja ei lasta. Ja selle auru väljalaskmisel on kaks poolt, et üks pool on see, mida Mati välja rääkis, et tuleb rääkida tähtsatest ja headest ja olulistest asjadest, aga on ka see teine pool, see teine grupp, kes selle kaane pealt ära lööb. Ja ütleme, kellest me tihti ei taha mõeldagi, et nad kuskil olemas on ja praegu kuskil külapoe juures arutavad hoopis teisugused jutte Euroopa Liidust. Aga ma arvan, et me peaksime rohkem tegelema selle damage kontrolliga just selles mõttes, et me paremini teame, et meie olukorra teadlikkus sellest on parem, mida need grupid, kes seda kaant võiksid pealt ära lüüa, mõtlevad ja kuidas nendega saada ühe laua taha. Et me küll aegalt ütleme, et me ei taha võib-olla euroskeptikutega ühe laua taga olla, aga nemad üldiselt, kui me neid kutsume, ikkagi tulevad sellepärast, ja kui nad juba on tulnud, siis nad lasevad auru välja. Ehk me arvan, et meil on nüüd põhiline õppetund on siin praegu see, et me peame ka juba täna Eestis hakkama mõtlema, kuidas seda auru jupikaupa välja lasta, nii et sellest kasu oleks. Mitte, et see aur ei läheks pärast poti puruks löömise peale. Jah, Andres Tarand. No Inglismaa on ikkagi praegu teisel kohal olev Euroopa Liidu liige ja oma majanduslikult võimsuselt, aga kus ta on esikohal kahtlemata on näiteks teadus. Ja seda värki Eesti saab ilmselt öelda inglastele väga sõbralikult, et aga teeme aga edasi, kui meil neid paaris töötajaid on. Seda ma loodan ei puudutata Euroopa Liidus, sest näiteks Šveits ja Norra on seal täiesti igal pool mängus nagu võrdsed partnerid. Aga muidugi me ei saa öelda, et niisuguse liikme, kelle majandus on, või vähemalt inimarengu indeks on parem kui Prantsusmaal, et see oleks nüüd täiesti mäng, milles meil kaotusi ei ole, kinda peale on. Ja keda me sinna asemele topime, on ju kõik vaesed. Kroaatia oli viimane, Türgi ei tule kõne alla, nii et nende uute liitujatega ei korva seda kaotust mingil juhul. Euroopa Liit jääb vaesemaks kindlasti. No just. Kuidas Suurbritannia lahkumine lõpuks siis kulmineerub, kas seda üldse juhtub ja mis pärast seda täpselt saab, eks näitab aeg. Täname kaasa mõtlemast ja vaadake kindlasti ka meie teisi videoloenguid. Aitäh!